Riina, te olete arstina näinud väga paljusid vähki põdevaid naisi. Mis on nende naiste jaoks ikkagi kõige raskem, mida nad peavad tegelikult läbi elama ja tegema? No kõige raskem kindlasti on esiteks see diagnoosi teada saamine, sest see on eelkõige ikka niisugune emotsionaalne šokk. Inimene on sinnamaale tihtipeale olnud täiesti terve, ta ei ole ühtegi haigest põdenud ja nüüd äkki temale tervele naisele pannakse niisugune hirmutav diagnoos, sest et on ju esialgu veel teadmata, kuidas see haigus kulgeb, see võib ju mõningal juhtudel lõppeda ka surmaga, et kindlasti see on ikkagi niisugune suur ja hirmutav asi. Teine asi, mis on kindlasti raske üle elada, on rinnakaotus juhul, kui see peaks vajalikuks osutuma. Tahaks lohutuseks öelda, et Eestis ka juba päris ilusti tehakse rinda taastavaid operatsioone. Haigekassa tasub ka nende eest, ei maksa seda kallist hinda peljata, nii et rinna saab oma kudedest taastada. Üks asi veel, mis on raske, on kindlasti juuste kaotus, mis keemiaravi tagajärjel võib tekkida ja keemiaravi põhjustab ka iiveldust ja niisugust enesetunde muutust, aga ka mitte kõigil, et mõned elavad selle päris kenasti üle, nii et see ei ole ka midagi niisugust väga hirmsat. Ei maksaks karta kiiritusravi, sellepärast et kiiritusravi tegelikult mingisuguseid vaevusi ei põhjusta, naised kardavad seda sõna kiiritust. Et ma kindlasti tahaks rõhutada, et ka kiiritust saav patsient ei ole ohtlik ümbritsevatel, nagu võib-olla ekslikult arvatakse. Nüüd on teie rind taastatud. Ja. Kuidas te selle mõtteni jõudsite? Ma läksin kauplusesse ja proovisin imeilusat pluusi selga. Ja see protees paistis sealt välja. Ja siis ma mõtlesin, et nii, kõik tehtud, nüüd ma lähen. Ja saigi mindud. Kuidas oma eluga olete edasi läinud? Ma tegin autojuhiload, ma õppisin ujuma, flirtima. Kuidas pere on teid toetanud? Abikaasa ja poeg toetasid mind väga korralikult. Kuigi abikaasaga on nüüd teed natukene lahku küll läinud. Aga ega ma norutama ei jäänud. Delfi Date'ist leidsin omale suurepärase kaaslase, kes mind kuulab alati, kui mul on mõni mure ja kes mind toetab ja abistab. Tal on endal ka raske haigus, eks ta sellepärast mõistabki mind paremini. Oleks hästi huvitav teada, kuidas mõjutavad üldse organiseeritud sõeluuringud suremust antud riikides. Selles osas on väga hea materjal olemas meie põhjanaabrites Skandinaavias, kus sõeluuringud toimuvad juba üle 20 aasta. Ja nemad on selgelt näidanud, et naistel, kes osalevad regulaarselt sõeluuringus, vähendab see rinnavähki suremust isegi kuni 30–50%. Kuidas saavad lasta kontrollida ennast need naised, kes ei ole kutset saanud? Siin tuleks siis eristada kahte gruppi naisi. Ühed on need, kes on tegelikult sõeluuringu nimekirjas, kes ei ole kutset saanud, aasta teiseks pooleks võiksid ühendust võtta Eesti Haigekassaga. Tõenäoliselt siis nende elukoha andmed on andmebaasis valed. Nemad saaksid uuringule tulla ilma saatekirjata ja kõik naised, kes saavad kutsed, nendele on sõeluuring tasuta. Teised naised, kes tahavad oma rindu kontrollida või kellel on rinnakaebused, aga kes ei kuulu sõeluuringu gruppi või ei ole sel aastal, ei ole kutsete nimekirjas, saavad tulla mammograafiale kas siis perearsti või naistearsti saatekirjaga või siis uuringu eest ise makstes, kui neil ei ole kindlustust. On ka kolmas võimalus pöörduda mammoloogi vastuvõtule, kuid üldiselt mammoloogi järjekorrad on oluliselt pikemad kui mammograafia järjekorrad. Mida te ütleksite nendele naistele, kes on kutset saanud, kuid kõhklevad kas uuringule minna? See ei tohi kõhelda. Lihtsalt ei tohi kõhelda, sellepärast, et varases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav ja ei tasu kõhelda. Püsti ja kohe arsti juurde. Aga kas me saame midagi teha varem, et rinnavähk ei tuleks? Kas meie elustiilid mõjutavad seda, näiteks liikumine, toitumine, alkohol, suitsetamine? Aktiivne eluviis on kindlasti oluline, sellepärast, et see võimaldab mitmel erineval moel maandada vähitekke riski. Esiteks seeläbi, et võimaldab vältida rasvumist, kui ennast füüsiliselt rohkem liigutada. Trennis käimine on ju tänapäeval üsna populaarne naiste hulgas ja mitte ainult noorte naiste hulgas. Kehakaalu tõus menopausis 10 kilo võrra tõstab kohe rinnavähitekke riski 2-kordseks. Teiselt poolt füüsiline aktiivsus võimaldab maandada stressi. Meie naised on ju stressis ja rinnavähk on üldse niisugune aktiivsete naiste ja arenenud riikide haigus, nii et see stress on ka rinnavähitekkes kindlasti üks oluline faktor.
toitumisega rinnavähi tekkel väga suurt seost ei ole, aga noh, tervislik toitumine on kindlasti kasulik kõigile. Nüüd suitsetamisel ja rinnavähil otsest seost uuringutes ei ole leitud, aga kindlasti tuleb rõhutada, et suitsetamine põhjustab kopsuvähki ja kopsuvähk on kahjuks viimasel ajal naiste hulgas näitamas ka niisugust tõusutendentsi. Ja viimased uuringud on näidanud, et ka alkohol siiski selle liigtarbimine võib tõsta rinnavähi tekke riski, et öeldakse, ei soovitata üle 200 milliliitri alkoholi naistel päevas tarvitada. Kui suureks jääb ikkagi risk haigestuda rinnavähki, kui naine käib regulaarselt kontrollis? Kahjuks see kontrollis käimine siiski ei väldi rinnavähi teket, see lihtsalt võimaldab ta võimalikult vara avastada selle kasvaja, aga pildistamine iseenesest ju kuidagi seda vähiteket ikkagi ära ei hoia. Kogu maailmas uuritakse väga hoolega seda, et kas oleks võimalik kuidagi rinnavähki ära hoida ja palju lootusi pannakse geneetilistele uuringutele. Loodetakse tulevikus, et vereanalüüside kaudu uuritavad geenimutatsioonid leitakse siis vähk üles juba ammu enne seda, kui ta kliiniliselt avaldub. Aga praeguseni siiski niisugust efektiivset profülaktikat leitud ei ole. Kas me saame tänasel päeval öelda, et rinnavähk on ravitav? Rinnavähk on ravitav igas staadiumis. Täiesti terveks saada temast suurem tõenäosus on siiski varases staadiumis avastatud protsesside puhul. Aga kuna rinnavähil on hästi palju erinevaid ravimeetodeid, siis ka päris kaugelenenud kasvajad saame me tihtipeale hoida hästi pikka aega kontrolli all. Nii et igal juhul tasub selle rinnavähi ravimisega tegeleda. Kas te olete kohanud palju naisi, kes on jäänud hiljaks? Õnneks ma ei ole kohanud palju naisi, aga kahjuks ma olen neid naisi kohanud, kes on ravile ja uuringutele tulemisega hiljaks jäänud, kes on tundnud kasvajat rinnas juba aasta vältel, aga on Jaana-Linnu moodi lohutanud ennast mõttega, et äkki siiski ei ole tegemist millegi pahaga. Sellisel juhul on juba terveks ravida sellest haigusest naist üsna raske ja samuti soovitaksin hoiduda niisugusest iseravimisest iseenda või kellegi teadja inimese abiga. Et kindlasti tulge vähemalt uuringutele, et teada saada, millega tegemist on ja meil on võimalik valida erinevaid ravimeetodeid. Kindlasti me arvestame ka patsiendi sooviga, millist ravi ta soovib teha ja millist ravi ta ei soovi teha. Nii et ärge kõhelge tulemast onkoloogi vastuvõtule. Ärge jääge hiljaks.